Tere! Kas kõik on sees, kes tahavad olla? Paneme ukse kinni. On nagu on, esimesse ritta tavaliselt kedagi ei tule. Tänane ettekanne on meil teemal soovitused vaidluste lahendamiseks. Ja kaudselt on see mõtteline jätke Silver Lusti ettekandele, kus oli juttu sellest, kuidas tuvastatakse PRIA poolt pettusi. Me räägime täna küll vaidluste lahendamist, aga meie eesmärk on tegelikult näidata või arutleda ja tuua näiteid selle kohta, et kuidas vaidlusi vältida. Arvatakse küll, et advokaatidele läheb hästi siis, mida kauemad vaidlused kestavad, aga tegelikult huvitab meid sama, mis klient, et vaidlusi vältida. Ja miks vältida? Sellepärast, et kui vaidlus läheb kohtusse, siis on ütlemine, et on kohtunikud, kes õigust mõistavad ja kohtunikud, kes mõistavad õigust. Ja seal on väga suur vahe, mille tulemusena võib juhtuda see, et sa lähed kohtusse, saad kohtuotsuse mitte õiguse, rääkimata õiglusest. Ja täna meid on siin kaks. Mina olen siis Salariks ja olen 15 aastat olnud vandeadvokaat kohtuvaidlustele ja riigisuhetele spetsialiseerunud, varem ka 10 aastat kohtunikuna. Ja minu kanda jäävad sellised üldised teemad täna, aga kui te tahate mingit spetsiifilist asja ja kui tahate teada, et kuidas protsenti juristid arvutavad, siis küsige Liisa käest. Liisa Käär on väga huvitava taustaga, ta on töötanud aastaid Maaeluministeeriumis või Põllumajandusministeeriumis, neid nimesid on rohkem kui heal lapsel võiks nagu nimesid olla. Ja ta on olnud nende paljude meetmete sünni juures, nii et ta väga paljusid neid meetmeid oskab nii-öelda nagu lahti võtta. Tere ka minu poolt, mina olen Liisa Kähr. Täna olen siin Soraineni advokaadina, tegelen muuhulgas põllumajanduse teemadega ja ka erinevate vaidluste ennetamise ja lahendamistega. Aga nagu Kallar mainis, minu taust on avalikus sektoris. Ma olen väga pikalt töötanud Põllumajandusministeeriumis, olen tegelenud Euroopa Liidu nii-öelda nende reeglitega, määruste väljatöötamisega, et kuidas siis nii-öelda neid Euroopa Liidu fondi toetusi oleks siis võimalik meie põllumajandustootjatele edasi anda. Ja võib-olla paari sõnaga ka sellest, et miks me siin täna oleme, et nagu Allar ka mainis, me tegelikult tahame panna olulist rõhku sellele, et kuidas siis ka neid vaidlusi ennetada, et see on tegelikkuses kõigi huvides ja parim tulemus. Aga täpsemalt siis juba ettekande käigus. Ja alustame peale ja see formaat näeb välja selline, et kohe, kui kellelgi on mingeid küsimusi, et andke teada, muidu me hakkame ise teie käest küsima, see ei pruugi väga meeldiv olla. Ja see kindlasti tänane ettekanne ei ole selline nagu peaministri tund Vikerraadios, kus räägitakse seda, mida tahetakse. Ja natukene siis statistikat lihtsalt, et saada aru, kus me oleme. Jah, et kui me vaatame numbreid, vaatasime, mis siis on nii-öelda 25 aasta jooksul toimunud PRIA ja vaidluste valdkonnas, et siis tegelikult neid vaidlusi on olnud palju, üle 1000, kõvasti üle 1000, et esimeses kohtuastmes kõige enam, aga palju on vaieldud edasi ka teises kohtuastmes ja väga palju on jõudnud ka Riigikohtuni. Ja kuidas edasi need numbrid kujunevad siin, ma ei tea, lähi 5-10 aasta jooksul me ei ütleme nii, et me näeme veel, aga tahaks loota, et need arvud vähenevad, aga kui me siiski vaatame viimase paari aasta statistikat ja numbreid, siis me ikkagi näeme, et neid vaidlusi on võiks öelda, et liiga palju. Et kui me näiteks vaatame pindala ja loomatoetuste taotlusi, siin paari aasta omasid PRIA enda andmetel, neid esitati üle 90 000. Nendest nõuetel ei vastanud 1,4%, mis võib-olla protsendina ei tundu justkui nii palju, eks ju, aga kui me teeme need tehted läbi arvutame, see on 1264 taotlejat, kes siis said tegelikult keelduva otsuse, mis on numbriliselt suur hulk, sest et need taotlejad siis
on teinud midagi siis niimoodi, et PRIA oli sunnitud selle keelduva otsuse tegema, et kas nad siis kuidagi said millestki valesti aru või noh, võimalik, et seal mingil määral oli ka rikkumisi, tahtlust, aga noh, tõenäoliselt oli seal ka palju eksimusi. Ja lisaks nendele numbritele on ka investeeringutoetustes üsna palju keeldumisi. Investeeringutoetuste puhul on muidugi ka need eelarvepiirangud, et mistõttu ka need, kes vastavad nõuetele, sageli jäävad ilma. Aga seal on siis ka, nii nagu ka muude toetuste puhul, neid, kes siis nõuetele ei vasta mingil põhjusel. Ja nagu Silver rääkis ja nagu siit PRIA arengukavast võib lugeda, siis PRIA soovib ka jõuda selleni, et oleks vähem asutus, kes ütleb ei ja vähem, kes käib kohtus. Sellepärast, kui statistikat vaadata, siis me ei hakanud statistikat tegema, aga tunnetuslikult on Riigikohtu lahendite nii-öelda igapäevase lugejana mul jäänud mulje, et suuremosa vaidlusi siiski tegelikult PRIA võidab. Et noh, mis ei tähenda seda, et PRIA-l alati nendes vaidlustes õigus on, nagu ma ütlesin, tulenevalt sellest, et kohtunikud jagunevad nendeks, kes mõistavad õigust ja kes õigust mõistavad. Aga siin on Facebookist võetud ülevaade, siin on väiksed numbrid, kus tegelikult PRIA on põhjendatult öelnud, et ta ei taha olla või talle ei meeldi olla ei-ütleja. Ja, et need numbrid on tegelikult natuke jätke eelmisele slaidile, et siit me näeme ka PRIA enda vaadet, on ju, et näiteks minu meelest üsna markantne number, 26% noore põllumajandustootja pindala toetusest, eks ju, sai üle veerand ja on saanud keelduva otsuse näiteks. Et neid vaidluse hetki on palju. Vabandust, üks küsimus, et mis te peate nende pindala ja loomapõhiste taotluste arvu all silmas 90 000, et need kevadel, mis esitatakse, ju see on avalik info, et tavaliselt on ju 17 000 taotlejat või 16 000, et 2 aastat peaks ju väikse. No ja loomad on, see on nii väike number, mis need ammlehmad on, et kus need numbrid tulevad? Need on PRIA kokku pandud numbrid, need on 2 aasta kohta, aga need peaks siis olema erinevad taotlused, mitte siis isikute arv, vaid taotluste arv erinevate toetuste lõikes. Erinevate toetuste lõikes, et kui mina saan taotleda näiteks 8 toetust, siis minu ettevõtte võrdleb 8 taotlejaga, siis nii või? Ma võin aimata, et see nii võiks olla ja ma arvan, et see on ka tegelikult õige lähenemine, sellepärast, et iga toetuse puhul PRIA ju vaatab läbi, et kas ta siis teeb keelduva otsuse või ta teeb määramise otsuse. Et selles mõttes ma arvan, et need andmed kajastavad seda õiget seisu. Ja siit lähme nüüd edasi, mille üle vaieldakse, see ei tundu teile tõenäoliselt uudisena, aga siin neid vaidluste teemasid vaadates võib ka tegelikult natukene ja võib-olla ma ootan ka teie sisendit, et te olete tõenäoliselt paljude nende teemade üle vaielnud, et millised vaidlused on perspektiivikamad ja millised mitte. Et kui me kuulasime Silveri ettekannet, siis näiteks toetuste tingimustele vastamine ja mõistete tõlgendamine on tegelikult kuuluvad selles mõttes kokku, et tihtipeale selle toetusmeetme välja mõtleja või määruse koostaja võib-olla jättis mõne asja nagu läbi mõtlemata või ei mõelnud, mis siin alla võib minna ja sellistel vaidlustel võib teinekord olla perspektiivi. Võltsitud tõendid versus oletus, selge on see, et võltsitud tõendite puhul see perspektiiv ei ole kaebusel väga suur, aga kui on tegemist oletusega, siis võib olla tulemus natukene teine. Kindlasti siin oli ka eelmisel plokis oli küsimusi sellest force majeure'ist, et kui ilmastik on mänginud, siis kuidas eesti keeles öelda, ilmastik ei ole hea olnud ja tulemusena on kontroll õue peal, et mida siis teha. Ja ma võtan sõnajärje üle, et vaatasime need näited, mis on mõned toodud, et ma usun, et need natuke kattuvad sellega, mis Silver rääkis, aga need on, kohtupraktikast tulenevad erinevad näited, mida me natukene üldistasime. Et kokkuvõtvalt võiks öelda tegelikult, et vaieldakse kõikides meetmetes ja
ja kõige üle, mille iganes üle, eks ju, et tekib ikkagi ebaselgusi ja tekib ebaselgusi ka mõistete osas, sest mõned mõisted on defineeritud. Meil on määrustes ka mõisted, mis ei ole defineeritud, neile sageli võib-olla antakse mingisugune tähendus. Ehkki nad on võib-olla mõnes teises, näiteks ma ei tea, õigusaktis defineeritud ja siis siin ongi olnud, ma ei tea, kas või näiteks, et mis on oma toodetud põllumajandustoode, et ka selline vaidlus jõudis Riigikohtuni välja, oleks peaaegu ka Euroopa kohtusse jõudnud, aga Riigikohus võttis seal ikkagi seisukoha ära, et kuidas siis seda defineerida. Ehk et vaidlusi on väga erinevaid, vaieldakse ka ajahetkede üle, et millal nõuetele tuleb vastata, on ju, näiteks, et mis kuupäevaliselt tuleb täita teatud, ma ei tea, hoolduskohustusi näiteks. Eriti keerulised on need juhtumid, kus kohapealsed kontrollid toimuvad tükk aega hiljem ja siis vaidlused on selle üle, mida siis selle visuaalse vaatlusega on võimalik sellel hetkel tuvastada ja kas siis nii-öelda tähtaegselt olid ikkagi nõuded täidetud või mitte. Ja siin on väga oluline taktikaline küsimus, mille puhul te peate alati endalt, siis oma konsulendilt või kui teil on juriste või õigusnõustaja küsima, et millise vaidlusega tasuks algust teha. Siit nähtub, et enne keelduva otsuse tegemist on võimalik vaielda, aga see eeldab seda, et teile on teada antud, et me teeme teile keelduva otsuse, tihtipeale seda erinevatel põhjustel ei tehta, seetõttu ei ole seda võimalik ka rakendada. Kui keelduv otsus tehakse, siis on ilmselge, et siis on võimalik vaidlustada. Siis on jälle küsimus, et kas see on perspektiivikas. Toon lihtsalt sellised näited, et klient tuleb, ütleme, et inimene tuleb ja ütleb, et ta tahaks hakata vaidlema, ta tahaks minna kohtusse, siis meie asi on küsida, et miks sa kohtusse tahad minna, mida sa tahad saada. Öeldakse, et ma tahan õigust saada, aga siis me peame proovima aru saada, mis see õigus on. Sellepärast igal ühele õigus tähendab erinevat asja. Siis mõni ütleb, et ma tahan, et see on mul põhimõtte küsimus. Mul on põhimõtte küsimus. Ma küsin, kas sa tahad siis seda raha tagasi saada või raha saada või ei, mul on põhimõtte küsimus. Aga kogemus näitab, et see põhimõte hajub ära siis, kui pool aastat on kohtus käidud ja arved kasvavad, aga tulemust ei ole. Täpselt samamoodi mõned ütlevad, et ma tahan kättemaksuks teha. Näiteks, et ütleme, et võtame nüüd Silveri, kes on uus inimene, aga ütleme, et me tahame näidata, et Silver Lustil oli ebaõige. See on jälle asi, mis tegelikult ei anna tulemust. Et meie küsime alati kliendi käest, et mida sa tahad saada, kas seda on võimalik saavutada, sellest kui kohtusse lähed, siis on selge see, et selleks, kui kohtu tulemus tuleb, on juba mis asi otsas, raha on otsas, siis sa võid pärast saada moraalse rahuldusega, moraalse rahuldusega loomi ei toida ja lastest rääkimata. Ja ma jätkan nende ajahetkede etappidega, et kus siis saab vaielda, et oleme selle 3. punktini jõudnud, et kui PRIA on teinud toetuse määramise otsuse, et esmapilgul tundub, et kõik on hästi, aga nagu ka Silver tegelikult mainis, et ei tasu selles mõttes valvsust kaotada ja tuleb ikkagi järgida edasi kõiki nõudeid, on ju, et näiteks eriti investeeringutoetuste puhul me näeme seda, et PRIA on teinud määramise otsuse, siis on teatud aeg, eks ju, investeeringuid ellu viia ja kui siis need viiakse ellu ja on kuludokumentide kontrolli hetk, on ju, et siis tegelikult võib olla jällegi selline hetk, on ju, kus siis PRIA annab hinnangu, et need kulud ei olnud tegelikult abikõlblikud ja toetatavad ja neid välja ei maksa. Et see on siis üks võimalik vaidluse hetk ja siis viimane etapp, kui isegi olete jõudnud sinnani, et PRIA on toetuse välja maksnud, ka siis paraku ei pruugi see asi olla läbi, et toetustel on erinevad nõuded, eesmärgid, eks ju, mille jaoks nad on loodud. Näiteks sihipärane kasutamine, mida ka Silver mainis, on väga oluline ja erinevates meetmetes
on erinevad nõuded, erinevad tähtajad, et tuleb olla tegelikult hästi tähelepanelik, sellepärast et kui ka need toetused on välja makstud, siis see järelevalveperiood erinevates meetmetes võib olla küllaltki pikk ja taotleja asi on tegelikult siis tagada see, et see toetus oleks õigesti ja sihipäraselt kasutatud. Ehk siis neid etappe tegelikult, kus PRIA saab sekkuda, on päris mitmeid. Ja kus vaieldakse, see ei ole ka kindlasti raketiteadus, ei ole Ameerika avastamine. Reeglina tasub tegelikult alustada sealt, kus on need otsustajad kõige lähemal, sest mida kaugemale minna, seda kaugem on ka see reaalne tulemus. Ja meie isiklik kogemus räägib selle kasuks, et kui vähegi on võimalik rääkida PRIA-ga, proovida läbi rääkimiste laua taha saada, leppida aeg kokku. See on kõige parem võimalus, sellepärast, et kui pooled on kohtus, siis reeglina, siis on juba kõik on kaevikutesse kaevunud ja visatakse vastaspoolele nagu granaate. Samamoodi järgmisel lehel tuleb ka natuke mõni näide õiguskantslerist, et õiguskantsleri poole võib ka pöörduda, aga õiguskantsleri juurest võite saada moraalse rahulduse või siis tunnustuse, et jah, teil oli õigus, aga õiguskantsler ei pööra ühtegi protsessi tagasi, ta saab teadupoolest teha ainult soovitusi. Ja ma räägin veel natuke siis, et kus siis ikkagi vaielda, et kui nüüd on nagu see kehv hetk käes, et PRIA-lt on näiteks saadud see keelduv otsus ja siis Põllumajandus- ja kalandusfondi toetuste puhul on selline reegel meil seadust kirja pandud, et vaidlemist tuleb alustada PRIA-s ehk meil on kohustuslik vaidemenetlus PRIA-s. Et kui muudel juhtudel või muude riigiasutustega võib olla isikul valik, et kas ta läheb otse kohtusse või ta läheb nii-öelda siis selle haldusorgani poole, siis kui te mõtlete, et ei taha selle PRIA-ga enam mingeid asju ajada, et läheks otse kohtusse ja jätaks selle PRIA kõrvale, et siis fonditoetuste puhul võimalik ei ole, et põllumajandus- ja kalandusfondil nii on, et siseriiklike toetuste puhul võivad olla teatud erandid, et on võimalik ka otsekohtusse pöörduda, et seal oleneb väga ka detailidest, et millal on, millist sammu nagu mõistlik astuda, et seda peab siis vaatama teatud nagu nüansside järgi, millesse me võib-olla nii ei läheks. Aga ma korra tuleks veel selle juurde, mida Allar ka mainis. Et kui PRIA ei ole veel teinud seda negatiivset otsust, seda keeldumise otsust, eks ju, siis ja siin oli ka jutuks, et ta siis vahel annab sellest teada, et ta plaanib teha keelduva otsuse, vahel ei anna teada, et miks see siis niimoodi ikkagi on, et minuni lihtsalt on jõudnud erinevaid küsimusi, et taotlejad on natuke segaduses sellega, et mõned saavad teada, mõned ei saa teada, et mis siis toimub. Aga toimub see, et tegelikult meil on sellised haldusmenetluse reeglid, mis ütlevad, et üldjuhul tuleks anda tegelikult teada ettevõtjatele või taotlejatele keelduva otsuse tegemise plaanist ja anda siis võimalus oma arvamus esitada ja see on väga hea, kui selline võimalus tekib. Aga meil on ka teatud erandid, mis tulevad seadustest, millal seda siis ei pea tegema ja need mõned erandid ka ikkagi PRIA töös, ma saan aru, rakenduvad, et näiteks kui on väga suur menetlusosaliste arv, mis pindala- ja loomatoetuste puhul näiteks võib olla ka, et siis ei ole kohustust teavitada ja on veel teatud erandid, näiteks kui eelarve on ammendunud, et kui sisuliselt tegelikult ei ole nagu millegi üle vaielda, aga mis me tahame rõhutada, et kui selline hetk on, et kui teile antakse võimalus nii-öelda olla ära kuulatud, siis see on ikkagi see hetk, kus väga tähelepanelikult siis tuleks mõelda ja siis oma vastuväited siis esitada. Siia on nüüd toodud kokkuvõtet, tundus kõige olulisematest õiguskantsleri seisukohtadest, mida ta on PRIA-ga seotud küsimustes nagu avaldanud. Neid on kindlasti rohkem ja ajapuudusel me ei jõua neid kõiki läbi vaadata ja see slaidiprogramm, slaidid saavad teile ka pärast kätte saadaks, kellel huvi peaks olema, et sealt võib siis nagu neid asju vaadata. Mis on silmatorkav tegelikult õiguskantsleri pool, kui rääkida nüüd, ma ei tee endale reklaami, vaid õiguskantsleri ametkonnale, et esiteks, kui te sinna pöördute, seal see ei maksa mitte midagi. Seal ei ole selliseid karme
reeglistikke, millele see kaebus peab vastama ja mis on kõige olulisem, õiguskantsleri juures te saate inimese keeles vastuse. No ma soovitan neid lugeda. Kui te kohtuotsuseid lugeda, ma ütlen, et me oleme Liisaga proovisime mingid Riigikohtu lahendid lugeda, 4 korda pidid läbi lugema, et aru saada, mida Riigikohus ütles. Aga kui sa oled nagu taotleja, kellel ei ole juriidilist haridust, siis ma ei tea, siis sa pead Riigikohtu otsuse lugemiseks võtma ka nagu endale juristi või advokaadi appi. Need vaidlused, mis siin on kirjas, kui kellelgi on pärast mõne konkreetse asja kohta siin nagu küsimusi, et siis pärast tänast ettekannet olete teretulnud tulema küsima. Aga ma proovisin meelde tuletada, et kui mina olin õiguskantsler, see oli juba peaaegu eelmisel sajandil, et siis mul ei tulnud ühtegi sellist vaidlust meelde. Et siis võib-olla neid vaidlusi väga palju ei olnud 2001 kuni 2008, aga mis mulle meenus PRIA-ga seoses või nende toetustega seoses on see, et toona õiguskantslerina ma juhtusin lugema ühte seadust, mis defineeris sellise asja, mis on põld. Kõik teavad, mis asi on põld. Praegu seda regulatsiooni enam seadus ei ole, aga siis oli. Ja loen selle ette ja minu arusaam on elu läbi olnud see, et õigusnorm peab olema selline, et sa loed seda ühe hingetõmbega ära. No proovime. Põld käesoleva seaduse tähenduses on komisjoni määrus EÜ number 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määrus EÜ number 1782/2003 sulud, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks sulud lõpevad ette nähtud nõuetele vastavuse toetus ümber suunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid artikli 2 punktis 1a sätestatud maatükk. On siis lõpus saime aru, et mis see põld on. Ja minu ema on ka nagu põllumajandusinimene, mina ei suutnud talle ära selgitada, mis asi see põld on. Ja lihtsalt võrdluseks, see nüüd läheb sellest teemast natukene kõrvale, aga hoopis lihtsamalt on kohtud ära defineerinud, mis asi on armastus. Abielu põhineb poolte vastastikusel tundel, mis tekib usaldusest ja lugupidamisest teineteise vastu ja mille abiellujad sõnastavad armastusena. Seega on tegemist isiklike mittevaraliste huvidega teise abielu poole vastu. Nii et kui keegi tahab armastust avaldada, siis võib öelda, et tegemist on isiklike mittevaraliste huvidega. Aga see oli väike vahepala, et diskussiooni tekitada. Jaa, aga liigume siis edasi, et kuidas siis neid vaidlusi ennetada. Et siin on jällegi, võime selle mõtteliselt jagada nagu 2 etappi, et mida siis teha enne taotluse esitamist ja mida siis teha pärast toetuse määramist. Et mitmedki mõtted kordavad tegelikult Silveri eelnevalt öeldud mõtteid. Need võivad teile näida lihtsad, aga kohtupraktikas ja oma töös me näeme, et ikka ja jälle nende asjade vastu kahjuks eksitakse, et seetõttu me siis toome need välja ja käime nagu taaskord nagu läbi. Et toetuste tingimused. Et tõsi on see, et seal vahel on nagu vaieldavust ja ebaselgust, aga on ka nagu neid hetki, et kus võib-olla taotlejal oleks olnud võimalik mingeid detaile enne rohkem läbi töötada ja mõelda, et kas ta nendele nõuetele vastab. Samamoodi tähtajad, et tähtaegadele tuleb tähelepanu pöörata. Üks asi on see taotluse esitamine, aga siis ka, et kõik need järgnevad etapid, et millal siis mingitele nõuetele ikkagi tuleb vastata ja mida millal teha tuleb. Et palju on siin täna läbi käinud ka see, et PRIA on natukene muutmas oma suunda ja praktikaid ja soovib olla hea koostööpartner põllumajandustootjatele. Et need Euroopa Liidu fondi toetuste tingimused on äärmiselt keerulised, et selles osas aitavad konsulendid, aitab PRIA, et ikkagi küsida ja kui tekivad teatud keerulisemad kohad, siis saab pöörduda ka õigusnõustaja poole, et ka meie lauale vahel jõuavad üksikud küsimused, kus tegelikult konsulendid väga hästi on aidanud väga suure osa tööst ära teha, aga on nagu teatud mingisugused nüansid, kus konsulent tunneb ära, et seal oleks vaja võtta nagu täiendav arvamus, et siis oma praktikas näiteks selliste asjadega oleme kokku puutunud. Ja
kuna teemad on keerulised paraku, et varuda tuleb ka aega, et mitte jätta neid taotluste esitamisi viimasele hetkele. Ja mainin ära ka e-PRIA kasutamise, et kes me kõik oleme seda kasutanud, teame, et see võib olla keeruline ja seal on ka olnud väga nagu kurbasid näiteid, eks ju, et kus tegelikult mingisuguste mingite märkamatuste tõttu ei ole nii-öelda õigesti täidetud taotlusi, ehkki tegelikkuses taotleja oleks vastanud nõuetele ja sellisel juhul on ka kehvad tagajärjed, et ikkagi ei ole võimalik PRIA-l teha reeglina neid toetuse määramise otsuseid. Ehk siis väga suur töö tuleb teha ära enne taotluse esitamist. Ja kui nüüd ikkagi jõuab kätte see etapp, et see toetus on määratud, et nagu me rääkisime, et siis ka ei tohi valvsust kaotada, et see ei ole lihtsalt selline laekunud rahareeglina, eriti kui me räägime investeeringutoetustest ka, aga ka tegelikult muudest toetustest, et mida siis võiks kuidagi päris oma äranägemise järgi kasutada. Et tuleb ikkagi selgeks teha, et mis nõuetele tuleb toetuse saamise järgselt vastata. Siin jällegi detailid on olulised, erinevatel aastatel määrused võivad muutuda, meetmed võivad muutuda. Et peaks ikkagi vaatama, et mis siis sellel aastal nii-öelda need detailid ja kohustused on, millele tuleb vastata. Ka toetuse sihipärane kasutamine jällegi, mis on siin ka täna juba nagu läbi käinud, eks ju. Et kui seda toetust on mingiks asjaks taotletud, siis tuleb seda ka nii-öelda sellel eesmärgil kasutada, et ehkki vahel võib näida taotlejatele, et on soov teha muudatusi ja need võivad ka nagu näida justkui nagu õigustatud, siis tegelikult sellised asjad tuleks rääkida PRIA-ga läbi, et kas see tegelikult on määruse reeglitega kooskõlas. Mida me veel näeme kuludokumentide osas on eksimusi, et seal on näiteks tähtaegadega samuti segadusi aeg-ajalt, et mõnes meetmes on nii, et tuleb esitada teatud kuludokumendid, ma ei tea, näiteks samaks kuupäevaks, mis ajaks tuli teha ära investeeringud, mõnel juhul võib kuludokumente hiljem esitada, et sellised nagu väikesed nüansid ja seal ei saa nagu analoogiat kasutada, et ma ei tea, et eelmine kord oli nii või teises määruses on naa, et iga toetuse puhul tegelikult tuleb olla väga tähelepanelik ja vaadata, et selle konkreetse toetuse tingimused oleks täidetud. Ja lõpetuseks siis ka see olulistest muudatustest teavitamine. Et see on ka selline murekoht, et kus tegelikult taotlejal võivad olla nagu head eesmärgid, aga küsimus on selles, et kas need muudatused vastavad ikkagi õigusraamistikule, kuni selleni välja, et PRIA tegelikkuses peab ju ka veenduma selles, et see ei oleks mingisugune nii-öelda skeemitamine, et kas see siis oligi algne plaan kuidagi see raha kätte saada, et seal on nagu selliseid erinevaid nüansse. Nii et tuleb toetuste taotlemisega ja saamisega tegelikult kaasnevad ikkagi suured kohustused ja tuleb olla väga hoolas ja täpne. Ma siit annaks nüüd jutujärje üle saalile ja küsiks nii, et kas kellelgi on mõni hea näide jagada sellest, kuidas on õnnestunud vaidlusi ennetada ja vastupidi mingi negatiivne näide, kus üritati ennetavalt vaidlusi vältida, aga see ei õnnestunud ja lihtsalt, et ärme lähme väga detaili, aga nagu selline kogemuslugu siia, ma arvan, kuluks hästi ära, sellepärast, et siis saab meie jutuga kas võrrelda või vastu vaielda või täiendada. Kas kellelgi on mõni hea näide kogemus vaidluste ennetamisest? Mina küsiks selle teise punkti kohta, kus küsi nõu. Ütleme, kui tekib selline situatsioon, kus on see PRIA poolt antud juhendmaterjal, kus see mitmeti tõlgendab ja ma teen kirjaliku järelpäringu PRIA-le. Saan sinna vastuse, viin selle vastuse järgi selle protsessi lõpuni ja tuleb kontroll tuvastab, et tegelikult ma olen reegleid rikkunud.
kas see annab, et mina olen PRIA-t kirjaliku vastuse, annab mulle siis nagu ütleme õiguspositsiooni või ma olen ikkagi nagu süüdlane pärast? Ma vihkan seda, kui juristid ütlevad, et see võib olla nii ja võib olla naa. Aga teatud juhtudel see võib nii olla, aga ma vastan sellele küsimusele. See on hästi tihti seda juhtub. Punkt 1 on see, et kui ametiasutus, antud juhul PRIA, annab mingisuguse soovituse või seda enam kirjaliku kinnituse, siis see on vähemalt alus väita, et te olete teinud seadusega kooskõlas. Samas on Riigikohtu praktika või üldine kohtupraktika on see, et kui haldusorgan eksib, ja haldusorgan võib ka eksida, nemad on ka inimesed, nad ei ole inglid. Kui nemad eksivad, siis see ei tekita sulle nagu õiguspärast ootust. Nii et ütleks, et sellisel juhul keegi teid siis nagu karistada selle eest ei tohiks, te tegite nii, aga kas te seda raha näiteks nagu saaksite, mis teil nüüd saamata ei, selle üle võib nagu vaadata, et kas see soovitus või juhend oli kooskõlas määruse nõuetega, sest mida kohus teeb? Kohus vaatab, et kas see, mida te olete taotlenud, vastab määruse või seaduse sõnastusele. Kui ta ei vasta, siis te seda raha ei saa, isegi kui ekslikult on PRIA niimoodi leidnud. Ma veidi veel täiendan, et siin hiljuti ka õiguskantsler on andnud ühe seisukoha pindalatoetuste juhendi kohta mõned aastad tagasi küll, aga seal on selline üldtõde kirjas, et need juhendid ei saa siis kitsendada õigusnorme, et jah, just nimelt ei kitsendada ega laiendada õigusnorme, et juhendid on sellised abistava loomuga. Kas see vastus ammendas või jäi see nagu kuivik juristi selliseks? Ütleme, moraalselt ma saan aru niimoodi, et ma sain nagu mingi õiguse, aga materiaalselt kannatakse ei nii. Edasi tahaks ametliku vastutuse juurde minna. Jah, aga ütleme, et see juba lõhnab nagu kättemaksu järgi, nagu ma enne ütlesin, siis kättemaks ei ole see, mis toob toidu nagu lauale, aga... Kättemaks on magus. Ma ütleks, elus on palju magusamaid asju. Ja ikka küsige. Ütleme, praegu tuleb see, et nüüd tuleb need elektroonilised põlluraamatud esitada PRIA-le kõigi nagu põllumajandustoetused. Ütleme, üks asi, ma saan aru see, et on tahtlikult nagu eksitud. Aga kuidas te seda nagu tõlgendaksite, kui ma esitan põlluraamatu ja mul on lihtsalt tekkinud nagu mitte tahtlik vigasid. Kas PRIA-l on õigus seda aktsepteerida, anda mulle aega nagu see ikka ära parandada või ma olen juba nagu karistuspäev? Üldloogika peaks olema see, et kui on esitatud andmeid, raporteeritud või raporteerimine võib-olla on see õige sõna, siis peab andma võimaluse selliste ilmselgete vigade parandamiseks. Kui keegi näeb, et seal on tõesti ilmselge viga sees, siis ta peab ütlema, et kuule, et Ants või Mati, et palun parandage see ära. Aga ma lisan, et võib-olla PRIA inimesed saavad täiendada, aga nende fondi toetustega on niimoodi, et tegelikult peaks ikkagi üle vaatama need detailid, et mis seal meetmes ja taotluses või mis meil ütleb õigusraamistika seadus, et teatud kitsendusi meil on nii-öelda selles Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ka, et mis kitsendavad teatud taotlejate võimalusi siis parandada oma esitatud andmeid. Et neid detaile peaks nagu lähemalt vaatama. Nii, aga selleks, et ei kujuneks siin lihtsalt meie, kuidas te nimi on? Ermo, et meil ei tekiks nagu ainult nii-öelda suhtluskanal Ermoga, et kas kellelgi teisel on ka midagi soov küsida või arvata või sest praegu saab veel 12 minuti jooksul tasuta küsida. Vaheajal saab ka tasuta, vabandust. Aga kui on Euroopa Liidu direktiiv ja siis siseriiklik õigusdokument vastuolus, siis millest tuleks lähtuda? Siin ei ole kahtepidi mõtlemist, et tegelikult Eesti õigus peab olema kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, mitte vastupidi. Selles mõttes tuleb ikka lähtuda siis sellest toetusi reguleerivast määrusest. Oli teil mingi spetsiifiline küsimus või?
toetuse reguleerivast määrusest, siis Eesti määrusest või? Ei. Euroopa. Jah, ma tahtsingi öelda, et hea, nagu te küsisite, hea kogemuse näidet, mis ei viinud siis nagu vaidluseni. Minul on olnud üks niisugune juhus, et Euroopa Liidu direktiiv andis teise suunise hindepunktide andmises investeeringutoetusel, kui oli meie siseriiklikus määruses, tegemist oli suurte summadega, aga tegelikult see ei viinudki vaidluseni, sest Eesti riik saigi aru, et asi on valesti ja see lahendati positiivselt, ilma et oleks pidanud kohtu poole pöörduma. Et on näiteid küll. Just see on hea näide sellest, et kui selle vaidlusega oleks kohtusse läinud, kujutage ette, kõik peale advokaatid oleks sellest võitnud. Aga kas on veel kellegi mõni kommentaar, küsimus? Kui ei ole, ega me ei pea siin seda aega, vabandust, ja nüüd tuli 2 kätt. Kõigepealt, vabandust, noormees kõige taga. Silver. Ermo tähelepaneku osas, et kui teinekord juhtubki, et PRIA või mis iganes haldusorgan annab sellist nagu vale nõu ja sellest tekivad mingisugused tagajärjed, siis selles kokkuvõttes lõppastmes on võimalik ka riigi vastutuse sätete alusel nagu riigilt ikkagi nagu faktiliselt tekkinud kahjuonnuku siis tagasi nõuda. Aga see on siis jälle eraldi protsess, Aitäh, Silver ja proua. Jah, mina olen Eliseli endine tootja konsuli. Küsimus on see, mida te siis nüüd soovitate sellele põllumajandustootjale, kui tal on nii-öelda nõu vaja, kuidas õigesti toimida. See tundus nagu varem hea plaan, et küsid PRIA-st kirjalikult ja saad vastuse. Et saime teada, siin eelmees ka ütles, et kirjutage meile. Teie käest saime teada, et see võib olla ilus kiri, aga võib olla õigustühine. Kas kui ma kirja saan, pean kohe ise võrdlema määrusega? Mis ma teen, kui ma saan PRIA-t kirja? Ma arvan, et see näide, mille Ervo tõi ja millele ma vastasin, ma arvan pigem, et see on nagu erand. Ma ei usu, et PRIA-s töötavad inimesed, kes nagu ärkavad üles selle mõttega, et saaks nüüd jälle ühe nagu õigusvastase kirja kirjutada. Aga no loomulikult teie tunnete seda valdkonda paremini. Seda ütlesite teie, et Ja. mina näen tootjana, mina nii-öelda põllu peal näen seda, et PRIA on kasvanud nii suureks, et ka tubli töötaja PRIA-s nagu ei pruugi olla kõigi valdkondadega enam kursis, aga nüüd on siin tootja sees on kõik need teadmised juba, pluss ajalugu ka veel. Ja et nagu selles mõttes ta saab aru, et nagu võib-olla kahtlane, aga on üsna julge, kuna ta sai PRIA-st vastuse. Et mis siis ikkagi teha, et saab PRIA-st kirja ja võib kõik konsulendi juurde või mis nõude talle annate? Minu soovitus on see, et nagu talupoja mõistust kasutada, vaadata, et kui see tundub nagu normaalne vastus, siis mitte selle peale aega kulutada, sest muidu on niimoodi, et sa saad vastuse ja siis sa nagu hakkad käima seal, sõidad Tallinnasse või ma tean, Tartusse ja käid kõik konsulendid ja advokaadid läbi ja et sellel ei ole nagu pointi, et aga mõnikord, kui on niisugune vaidlusalune küsimus või igaüks ju tunneb ära, et siin midagi südames ütleb, et see pole päris õige, siis soovitan küll nagu, et kes just teid nagu nõustab, on see konsulent või teie jurist, et siis lihtsalt üle küsida, et kas see on õige, aga see oleks umbes sama, et kui hakata kõiki PRIA kirju nii-öelda nagu läbi õigusakli ja masina laskma, et kas see on õige, see on täpselt samamoodi, kui PRIA hakkaks kõiki asju läbi laskma ka mingist nagu kontrollimehhanismi. Ma arvan, et see usaldust ja seda võiks nagu rohkem olla, et ma vähemalt tahan uskuda, võib-olla ma olen liiga sinisilmne. Siis see olukord, kus PRIA kiri on lihtne nagu armastuse definitsioon ja tundub õige võib-olla, aga tegelikult olukord on nagu see põllu definitsioon. Jah, aitäh. Ma olen aru saanud, et tänane loeng ei läinud asjata, et siin juba tsiteeritakse. Vabandust, jah, palun. PRIA jurist olen võib-olla natukene PRIA kaitseks loomulikult, et üsna palju sõltub ka sellest nagu kirja sisust. Et olen nagu lihtsalt kohanud neid nagu praktikas neid näiteid, et küsitakse seda võib-olla, millist vastust tahetakse saada. Et küsimus on ise nagu väga üldine, detailidesse laskumata. Ja siis sa saad ka sellise vastuse. Et kui sa tõesti võib-olla soovid saadagi nagu väga konkreetse lahenduse oma murele, võib-olla PRIA ei suudagi nagu kohe sellele kirjale vastata, aga sa oled vähemalt andnud märku, et see probleem on tegelikult nagu selline, nagu ta päriselt on. Et siis on ka teavitamiskohustus võib-olla kohe täidetud ja muud asjad nagu, et lihtsalt julgustan omalt poolt nagu suhelda PRIA-ga, et need kirjad oleksid nagu maksimaalselt
tõele vastavad ja detailsed. Et PRIA ei karista, PRIA teeb koostööd ja nagu meie huvides ongi nagu, ma ei taha vaielda, uskuge mind, et kõik nagu klapiks väga hästi. Aga see oli tegelikult väga hea point, aitäh, et sellele tähelepanu juhtisid, et kuidas öelda, et sa saad selle vastuse, mida sa küsid. Kui sa küsid väga selgelt, väga konkreetselt, siis saad parema vastuse, kui ütleme nii, et ma kedagi ei süüdista, aga inimesed, kui hakkavad midagi küsima, siis nad panevad kogu oma maailma valu sinna. Ma mäletan õiguskantsleri, maailma valu on ja sa ei saa aru, mida tegelikult ta lõpuks tahab. Tal võib olla seal see iva olemas. Ja siis tuleb ka vastus selline, et oktoobri revolutsioonist alates, kuidas mingid asjad on nagu arenenud. Ehk siit võiks olla see õpetus, et PRIA käest midagi küsides, paluge oma konsulendilt või siis, kui teil on juriidiline nõustaja, küsige, et nad aitavad seda vormistada. Sellepärast sa saad seda, mida sa nagu küsid ja meie poole ka advokaatide poole tihtipeale pöördutakse, tuleb mingi suur siuke kirje, kõik on halvasti, nüüd oleks vaja nagu midagi teha ja siis lõpus on see, et lähme kohtusse. Siis ma küsiks, aga mida sa tahad nagu saavutada, et äkki läheks läbirääkimistel. See on umbes samamoodi, kui me ei lähe ju arsti juurde, et anna mulle seda rohtu ja lõika mul see sõrm ära, mul on haigus. Sa lähed arsti juurde, ütles, et mul on see asi, et mis siin võiks nagu probleem olla. Et selles mõttes, ma arvan, et see tõde on kusagil vahepeal. Aeg armutult jookseb, et 4 minutit on veel, kui kellelgi on mõni mõte või kellegi kaitseks või kellegi ründamiseks. Palun. Näpuga näitamine oli minule, jah. Ma mõtlesin, et kas lõpetuseks võiks defineerida selle Riigikohtu lahendi omatoodetud põllumajandussaaduse kohta. Ei no siin on põllumehi võib-olla tahavad teada. Ma võin rääkida sellest väga huvitavast Riigikohtu lahendist, aga ta on üsna selline detailne, aga ma võib-olla siis mõne sõnaga räägin. Aga minu jaoks selle Riigikohtu lahendi selline nagu mõte või järeldus, mis ma sealt tegin, on jälle see, et tuleb olla täpne tuleb olla kõikidel, alustades määruse koostajatest tegelikult. Ja sellepärast, et kui määruse koostamisel oli üks mõte, aga ta pani asja natuke teistmoodi kirja, siis sealt juba läheb kõik see asi nagu lappesse ära. Ja see niinimetatud põllumajandustoode, et mis siis sellega on, et alustame siis sellest, mis asi on põllumajandustoode. Meil kõigil on nagu kuidagi kõnekeelsena mingisugune arusaam, mis see nagu on ju. Aga jällegi me rakendame siin Euroopa Liidu fondi rahasid, meil on teatud Euroopa Liidu määrused, mis siis meil on erinevad määrused, mis erinevalt defineerivad, mis on põllumajandustoode ja kui me nüüd vaatame ühte väga konkreetset, Euroopa Liidu õigusakti, siis seal tegelikult on öeldud, et seal on antud hästi lai põllumajandustoote definitsioon, mille järgi põllumajandustooteks loetakse ka osad töödeldud tooted. Nii et laia definitsiooni järgi põllumajandustooted on ka juust, jahu, ka kalatooted, kalad. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et see nagu läheb vastuollu meie võib-olla sellise tavapärase arusaamisega, mis on põllumajandustoode, aga et me peame olema hästi täpselt selles ja mis seal siis minu arusaamise järgi juhtus selles asjas oligi niimoodi, et vist taheti määruse koostajad ilmselt mõtlesid nagu midagi muud kui see, mis tegelikult nagu kirja nagu sai, et mõeldi, et taheti nagu reguleerida natuke neid et need esmatooted, põllumajandussaadused peaks siis olema enda nii-öelda kasvatatud, enda toodetud, on ju, aga tegelikult seal siis vaidlus taandus sellele, et kui ka, ma ei mäleta, mis seal need tootegrupid olid täpselt, aga et ma toon näiteks, et ma ei tea, see jahu ja juust, mida siis ka laia mõiste järgi loetakse põllumajandustooteks, on ju, et tegelikult see tooraine ei pea olema enda kasvatatud, vaid asi on nagu selles, et see, ma ei tea, see juust siis peab olema tema valmistatud, aga ta ei pea seda piima ise tootma, on ju. Et üsna selline spetsiifiline lahend, aga see on väga hea lahend sellest, et kui tähelepanelikult tuleb mõistetesse suhtuda. Ja seal ka tegelikult Riigikohus oli selle dilemma ees, et kas küsida Euroopa kohtust nagu tõlgendust eelotsust, aga Riigikohus luges läbi need Euroopa Liidu määrused ja ütles, et nii on, et isegi kui mõeldi midagi muud, siis kirja pandi niimoodi, objektiivselt vaadates see asi on niimoodi.
Aitäh, nüüd oli teil võimalus ka kuulata spetsialisti suust midagi väga konkreetset, kuigi see vist ei vastanud teie küsimusele, ütlesite, et öelge 2 lausega ära, et seda me kahjuks ei suutnud. Aga kell saab minuti pärast pool ja mul on hea meel, et te siin olite ja kokku võtaks selle meie tänase esitluse, et koostööd ja suhtlust PRIA-ga ei muudeta 1 päevaga, seda muudetakse iga päevaga. Ja selles osas soovin teile jõudu ja kui kellelgi on mõni küsimus, jäi praegu siin arusaamatuks, siis võite pärast tulla juurde ja küsida ja sinna me panime kuhugi ka need väiksed one-pagerid, kus on meie kontaktid, kui kellelgi peaks mingi huvi tekkima siin mõnda teemat edasi arendada. Aga aitäh teile ja ilusat päeva jätku!